Jätkan mõtisklust, oma eelmist mõtisklust, mis oli siis ülekuulamiskambrist. Ja jätkan see teemal Prantsuse kurjategijad või kahtlusalused esialgu. Et oli üks sõbranna, kes oli hariduselt prantsuse filoloog. Ja ma sebisin talle ka selle töökoha ülekuulamiskambrisse, et Hispaania asub Prantsusmaa kõrval ja Prantsusmaalt käib ka kurjategijaid, nemad on ka turistid. Ja siis tema käis seal tihti seal ülekuulamiskambris ja kohtusime ja küsisin, et kuidas on, et kuidas töö on, et kuidas meeldib. Ja ta ütles, et tööd on palju, väga palju isegi, aga ühtegi prantslast ma veel näinud ei ole. Oi, et mis toimub, et kus on prantslased. Ja ta ütles, et nad on küll prantsuse kodanikud, jah, aga nad prantslased ei ole. Et vaesel tüdrukul, ta oli ka sellise romantilise meelelaadiga, tal oli arvamus, et ta hakkab kohtuma, ma ei tea, selliste romantiliste prantsuse kurjamitega, selliste, kunstivaraste ja elegantsete inimestega, eks ju. Aga kellega ta kohtus ei põhimõtteliselt ainult araablased. Asja võib-olla siis selline positiivne külg minu jaoks on see, et kui need araablased kinni nabiti, siis nad vajasid prantsuse keele tõlki, mitte araabia keele tõlki. Mis tähendab seda, et vähemalt haridussüsteem on Prantsusmaal ikkagi tasemel, et nende esimene keel on ikkagi prantsuse keel ja nad nõuavad prantsuse tõlki. Võib-olla isegi araabia keeles saaks hakkama selle protsessiga seal ülekuulamiskambris. Et see oli võib-olla positiivne külg. Ja negatiivne külg on see, et vaene tüdruk tahtis näha prantsuse kurjategijat ja tal ei õnnestunud ühtegi näha. Ja ma küsisin, et kuidas siis need araablased on, kelle jutu tõegi ütles, et nad on lollid ka. Miks nad lollid on, et paljud kelgivad politsees Prantsusmaal sooritatud kuritegudega, sest nad arvavad, et need ei lähe nagu Hispaanias arvesse. Ja vaesed ei tea, et on Schengeni ala ja siis on Euroopa Liit ja ühesõnaga üks nagu ülbelt ütles, et ta varastas raha kuskilt, aga ütles, et see oli Prantsusmaal, see ei loe, isegi luges ette palju ja kust ja ühesõnaga lollid ka. Nii et sellised on asjalood siis Barcelona ülekuulamiskambris Prantsuse kodanikega. Aga see oli ka huvitav, et see mu sõbranna, et meile siin tehakse palju propagandat Eestis ja öeldakse, et lääne-eurooplased võtavad rahvust ja kodakondsust nagu võrdselt, et nende jaoks on kõik seda prantslased. Siis tegelikult ikkagi ei ole nii, et lääne-eurooplased ikkagi teavad, kes on kes ka, et ega nad nii lollid ka ei ole.